kell on 8:35, raadiosaate nimi on Silmad lahti. On reede hommik ja aeg on rääkida meie nädala tegijaga. Meie nädala tegija pärineb Ekspressi uudisest, kus siis juhtus selline asi, et üks väike laps siis mänguhoos viskas vastu Lexust pori, viskas pord vastu autot ja autos olnud naisterahvas nimega Zlata läks selle peale kurjaks või ütleme kurjaks ja kutsus oma mehe ja tema sõbrad, kes panid väikse tüdruku 6-aastase Eliise vanema auto põlema. Ja meil on telefoni otsas Lexuse roolis istunud naisterahvas Zlata. Tere, Zlata! Tere, Raadio 2. Ma ennem korra täpsustan, sa ütlesid, kõik muidu oli korrektne, aga ma mõtlesin järgi, ma pärin tegelikult Maardust, ma ei pärin Eesti Ekspressist. Vabandust selle fakti vea eest, Zlata. Ei ole hullu, mul varem on öeldud ka, et võib-olla Sillamäe või Kehra, aga ei Maardu. Aga rääkige, kuidas siis, mida te üldse sel ajal seal kandis oma uhke autoga tegite? No mina esiteks elan seal, mina abikaasa Marko oli kodus, mina käisin poes, mul endal ka väike laps tagaistmel. Elate seal lihtsalt siis, jah? Ja ma tulen poest ja siis järsku on mingi titt. Titt on tee peal? No, mitte ainult tee peal, tee ääres mudane kole nagu öö. Ja võttis ja viskas pori teie auto peale? Ja siis võtab ja viskab pori ja minu Lexuse peale ja paljudel on Lexus, eks? Ja, on. Ja kuidas? No ikka ei ole. Ei ole muidugi. Näiteks see Ford Focus, mis me panime põlema, see ei olnud Lexus. Tähendab, mis süüdistatakse, et me panime. See on absurd. Ja viskab minu Lexuse peal. Ja sellepärast ma mõtlesingi, et ma peaks kutsuma korrale selle titt. Aga kas ta ikka viskas teile? Kas räägitakse, et ta kogemata, et ta mängis seal arsti või kodu või mine tea mida ja et kogemata läks, et ta meelega ei visanud? Ei, mina nägin, tema läheb, võtab suur mätas, läheb veel kaugemale, jookseb, võtab hoogu ja näetagi. No Zlata, ikka ütleme niimoodi, mina seda asja ei usu, et 6-aastane laps ikka jõua suurt mätast ikkagi tõsta, veel vähem visata. No siis sa oled sama rumal kui politsei, nemad ka ei usu. Aga räägime sellest, et teid süüdistatakse siis, et te panite selle lapse auto põlema. Me ei pannud põlema last. Lapse auto põlema. Et kas see on tõsi? See laps on nii väike, tal ei ole autot, ta ei saa juhilube. Aga te ütleme siis lapse vanema auto panite põlema? Me ei tea absoluutselt, et neil on üldse auto. Aga sealt auto juurest politseikoerad võtsid üle väikse jälje ja tundsid, et Givenchy parfüümilõhna, mida ka teie kasutate. Ja no see on minu lemmiklõhna, aga vaadake, need politseikoerad, need on sama loll kui see titt. Ja see on absurd. Aga ütleme niimoodi, et okei, te seda auto... Meid rünnati, väike titt tahtis visata niimoodi, et auto läheb üle pea kaela ja minu laps surnud ja mina surnud ja pärast mu mees kodus kurvastuses surnud ja pärast mehe vanemad surnud ja minu vanemad, no nemad on juba surnud, aga auas siis nemad uuesti surnud. Et see on katastroof, mida teevad need eestlased. Eesti väiksed lapsed. Jaa, see on kasvatamatu. Ma ei imesta üldse, et siin oli see Lõuna-Eestis tulistamine. Aga mis tuleks teha nendele? Kas teil on mingi soovitus, et mis peab tegema, et lapsed porde ei viskaks autode pihta? No kui sa ikka ei oska last kasvatada, siis ei ole mõtet teda ka teha. Ja eriti sellistel vanematel, kes näevad, et see on okei, kui nende laps mängib poris ja viskab siis naabri Lexuses. Aga kuidas teie oma last kasvatate? Kas te annate talle, kas ihunuhtlus on teie perekonnas siuke tavaline asi? Ei, kindlasti mitte. Ei ole? Ei, aga ka minu laps ei ole selline, nagu oli see, kes seal poris oli. Aha.
põhimõtteliselt siis saan aru, et süüdi on väikene titt ja tema vanemad ja mitte, et kasutas oma last valesti ja teie olete kõik õieti teinud. Loomulikult süüdi titt. Aga ma küsin veel ühe viimase küsimuse, et Zlata, kas me oleme varem ka telefoni teel rääkinud, kas teie ei olnud ka see, kes Kristiines müüs alaealistele alkoholi, kuidagi väga tuttav hääl on või aja midagi sassi? No seda ei olnud nüüd vaja küll otse-eetris. Ei, ma lihtsalt tahtsin, kui oleksite sama isik olnud, siis te olete üks, ütleme siiamaani ainus isik, kes on 2 korda valitud meie ajaloos nädala tegijaks ja meil on 2 korda nädala tegijaks valitud vahel alati üks auhind, milleks on üks Ford Focus. Oli see Ford ka, et oleks selle üle andnud, aga ilmselt vist siis, kui te ei ole see inimene, siis me seda ei anna. Vaadake, isegi kui ma olen see inimene, siis mul on praegu Lexus. Ja sina võta see Ford ja sina mine selle Fordiga sinna, kus on see titt. Selge, aga suur tänu teile, Zlata, ja ütleme siis naelkummi ja Molotovi kokteil Partatšokki. Nägemist! Nägemist!